tark pea. Väga tark inimene. Ülimalt ilus ja intelligentne, tal on nagu geenide poolt absoluutselt kõiki kaasa anda, mida vaja on. Multitalent. Ta tundub väga aus, väga siiras ja ta on järjekindel. Ta teab, mida ta tahab. Vähemalt tundub nii. Ta on nagu, ta motiveerib väga palju, kuna ta tundub nagu, ta oleks lihtsalt, kõik asjad on tal nagu super hästi ja siis ta nagu see näitab sulle ette ja siis paneb nagu tundma, et ma saan ka hakkama. Ja siis, ma ei tea, ta nagu tundub nii kuidagi nagu valge lõik. Väga tark. Kui te nüüd siin ões olete koos olnud, kas oled sa näinud mingit uut külge temast? Või on see teid kuidagi lähedasemaks ka toonud, et saate kodus arutada õe teemadel? Sügisel olid need probleemid kogu aeg, kuidas me võtsime üksteise kallal, et me ei käi kumbki koosolekutel. Ja siis nagu, selles suhtes, et me nagu oleme vist rohkem küll koos teinud, kuigi üritus seal on millegi pärast ikkagi kogu aeg lahus ja me ei ole nagu koos midagi väga korraldanud. Aga meil on nagu mõlemal selline sarnane roll, et meile meeldib nagu teha, aga siis kui kõik juba toimub, siis me tahame pigem kõrvalt vaadata, kuidas see toimub. Annika Kluge. Jah, kindlasti teine osa õe ajudest. Just see, et ta hoiab nagu kõiki meid nagu õigel joonel, vaata, et ta tegeleb selle tüütu asjaga, mida keegi ei viitsi teha, nagu mingi kirjade kirjutamine või mingi avalduste täitmine, et siis on just kohe, et Annika ei ole ka väga, et ma ei viitsi või midagi sellist, et ta teeb ikka ära ja teeb hästi ära, ta teeb meeletult hästi ära seda bürokraatilist sellist paberimajandust, mis meil väga palju küll ões ei ole, aga kui seda tuleb ette, siis on Annika see, kes nagu selle asja ära teeb. Mis sa arvad, mis Annika just on ões jõudnud ja mis ta lahkumisega siit nagu... Tarkust, huumorisoon, sõbralikkust, absoluutselt kõike, mida kõik teisedki. Okei, tema toob tarkust natuke rohkem juurde ja tema puhul ma just seda, neid tarku mõtteid ja üldse tema seda luugelikkust või mis iganes, seda no, põhimõtteliselt ta vastaks kõigile maailma küsimustele. Jah, ta leiaks igal asjale vastuse. Ikal on väga palju sidemeid kõigi nagu inimestega ja ta teab nagu kuhu pöörduda mingite asjade jaoks. Ja lisaks on ta viimasel ajal kirjutanud väga palju luuletusi meie ürituste jaoks, mis meil vajalikud on kas inimeste iseloomustamiseks või siis mingiteks muudeks, kas mingit hinke kahtede peale. Nii et need on tegelikult väga lahedad olnud, kuigi ma usun, et meil on nagu veel teid, kes luuletusi on niimoodi kokku pannud, väga huvitavaid. Aga võib-olla järgmisest nagu loovust siis jääb vähemaks. Ma arvan, et ta on nagu ema meil, et ta õpetab, mida me peaksime tegema ja ta ütleb alati, mis on õige, mis on vale. Et sellest emast jääks puudu meil. See, et meil oleks asjad nagu korrektsed ja sellised, mitte niimoodi, et mingi asi nagu muutuks kuidagi selliseks nagu halvas mõttes nagu lapsikuks, vaid see jääb nagu kuidagi, ta muudab selle nagu natuke täiskasvanud nagu tõsiseks asjaks. Mitte nagu, jah. Ta muudab selliseks, et see on tõsiselt võetav. No, ma arvan, et sellest põhimõtteliselt tema tarkusest ja seepärast, et nagu tema mõtleb igasuguseid raskeid asju ja midagi sihukest produktiivset, et Luuge kindlasti 10-20 aasta pärast ta väga tark. Nobeli preemiaga. Kuskil professor. Võib-olla. Poliitikas. Võib-olla. Et tal on kindlasti väga palju potentsiaali, et ta võib teha, mida ta tahab, et kindlasti saab palju raha ja suure pere ja kõik see. Aga ma arvan, et kellel kuskil väga kõrgel kohal kellegi väga tähtsana. Ma arvan, et me kuuleme temast veel. Ega ta ise ka ei tea. Äkki ta töötab mingil teadusalal, ma arvaks. Või siis äris ka jällegi. Ta oleks ka selline inimene, kes teeniks palju. Mingi teadlane äkki või arst. Bioloogia õpetaja.
teeks midagi lahedat või midagi siukest. Äkki ta oleks isegi mingi õpetaja, ma arvan. Võib-olla isegi muusikaõpetaja või mingi siuke, et ta nagu meeldib õppida ja tahaks nagu teistele ka seda õpetada. Ükskord ma kirjutasin õpilasesinduses mingit teksti ja siis ta tuli ja siis ta hakkas kohe mu kirjavigu parandama. Mis sa arvad, mis Annika õesse juurde toonud on? Tarkust. Kui sa esimest korda teda nägid, mis sa siis temast arvasid? Et on tark.